no tšau, ma räägin sulle ühe isiklikuma loo. Ma olen eluaeg küllaltki jäik, ma olen sporti teinud, aga olnud jäik, nagu keha on olnud jäik. Nii-öelda mingit väga sellist paindumist ja sellist asja ei ole nagu, ma ütlen, no enamus inimestest ma paindusin vähem. Jah. Ja parimatel aegadel kaalusin 130 kilo. Siis nüüd, eriti viimasel ajal on see intensiivsemaks muutunud. On tulnud nagu tahtmine nagu keha liigutada erinevat moodi. Niimoodi, et jääd kusagil seisma, kas või rannas, kus iganes toimub lihtsalt mingi ootamine ja tunned, et keha tahab hakata liigutama. Siis hakkad liigutama erinevat moodi ja siis hakkad nagu lihtsalt lihtsalt nagu loovalt katsetad, mida su keha teha saab, kuhu ta saab minna, kuhu sa saad hakata, kuhu ma saan teda nii-öelda suruda, jah, et mida tegema panna keha, kuidas teda painduma panna. Kiirust, erinevad liikumised, erinevates võitluskunstidest olen võtnud erinevad liikumised, siis joogaharjutustest erinevad liikumised, aeroobikast erinevad liikumised, kalisteenikust erinevad harjutused ja lihtsalt hakkad kõik nagu, ja see on nagu, lisad nagu nagu seal on selline loov aspekt juures. Seal on nagu selline äge loov aspekt juures. Sa saad kasutada loovust, kuidas oma keha liikuma panna. Ja tulevad teatud teadmised, mida ma ei ole mitte kunagi kusagilt lugenud ega õppinud. Ja kusagilt ühisväljast tulevad mingisugused teadmised, kuidas teha, kuidas paremini liigutada ennast. Nagu kuidas efektiivsemaks midagi saada. Kui palju ennast suruda tohib, kui palju puhkust tuleb anda, milliste intervallidega teha. Nagu sellised teadmised iseenesest tekivad. Ja siis pärast kuuled kusagilt, keegi räägib või näed kusagilt mingit videot. Ta õpetab midagi sellist, mis mul tuli nagu loomulikult. Ja. Et ma ei tea, kas tema on kusagilt seda õppinud või ei ole. Äkki tuli tal ka loomulikult. Aga siis, jah, ühesõnaga, mis on nagu üliäge, nagu see on nagu üliäge, ma niimoodi, et ma võin tundide viisi lihtsalt päevad läbi, kui mul oleks võimalus, ma lihtsalt päevad läbi oleks kusagil saalis ja liigutaks. Vaata, üliäge on see, et näeb nagu tulemust, näeb nagu progressi. Ja see toob nagu ka palju rohkem tähelepanu kehasse, mis siis omakorda vähendab nagu ülearust energiat ei kulu mingisuguse mõistuse müra peale. Ja. Tantsimine on üks asi, mis ma täiega mul on hakanud meeldima. Selles siin hiljuti just käisime. Mis see tantsu, kuidas seda kutsutakse, ekstaatilise tantsu sündmus, ma ütlesin, mina lähen trenni tegema sinna, see on ülihea koht, kus ennast liigutada nii, et seal ei vaata keegi vilt, et ühe korra ma kunagi oli lennujaamas, see pidi nii kaua ootama, siis ma hakkasin seal ka liigutama ennast, aga siis need turvamehed jalutasid mööda, mis ma hakkasin naerma. Et mis asja, mõtlesin, ma tantsin, et mul siin mitu tundi vaja oodata, et ma lihtsalt tantsin. Et mis tants on, ma ütlen, ma lihtsalt improviseerin. Et ei ole, aga seal nii-öelda ekstaatilise tantsu sündmusel, seal ei pea õigustama ennast või seal ei pea nii-öelda seletama ennast, seal saab nagu vabalt, seal kõik möllavad. Ja, et
ja siis see tekitab nagu hästi hea tunde, nagu pinged lähevad kehast ära, näed arengut, saad loovust kasutada. Üliäge, üliäge, kui nüüd kui sellise asja saab, jah, kui see tooks nüüd kuidagi nii-öelda leivaga lauale, siis oleks üliäge. Mis ma öelda tahan? Mis ma öelda tahan oma jutuga? On see, et mitu asja. Üks asi on liikumine. Kui suurt efekti ma näen sellel nii-öelda enda heaolul. Ja. Kui ta on nagu rahustav, ta on nagu täiega maandav tegevus, liikumine. Teine asi, me kõik tegelikult võime näha ennast kui kunstnikuna. Nagu kunstiliselt, loovalt läheneda ükskõik millele. Ja. Mis on sinu loovtegevus? See loovtegevus, ma ütlen, see ülejäänud maailm nagu see kaob ära nagu sina ja see mis iganes tegevus see on. Ja. Ma ütlen, kellelgi võib olla, mis iga nagu neid variante nii palju. Mina leian, et mul on see vähemalt praeguses etapis keha nii-öelda, keha ise nagu hakkab liigutama, ega ma lihtsalt ei hakka vastu. Ma lihtsalt ei hakka vastu, nii kuidas ta liigutada tahab, nii lased minna. See keha säilib, nagu keha on tervem tänu liikumisele, see on nagu mitmekülgne liikumine, seal ei ole ainult sprintimine, kuigi ma teen, mul ükskõik nagu sprindid, võitluskunstid, ma ütlen, joogad, aeroobikad, mis iganes, kuidas iganes, nagu hästi see keha saab teha nagu nii mitmekülgseks ja ma saan see kuu 40, ma tunnen ennast kõvasti paremas vormis siis, kui ma olin 20 ja keha liikumine on kõvasti parem kui siis, kui ma olin 20. Ma arvan, et sellise oma keha raskust treeninguga ei ole kunagi hilja hakata. Nii mitme asjaga saab läheneda, seal on tasakaal ja tasakaalu selles suhtes, et hoida keha erinevates positsioonides tasakaaluga, painduvust saab teha, et keha oleks painduvus, kohe on palju parem olla nagu, kui painduvus on juures, kui võhma lisad sinna juurde, et oleks võhma. Oleneb, mis eesmärgi keegi treenib. Mina näen lihtsalt, see on nagu kunst, keha liikumise kunstnik. Ja. See on äge, see juba sellest nii-öelda mõtlemine tekitab siis hea tunde. Ja kui ma praegu sinuga jagan seda, mul on nagu, siin on see nii-öelda tuhin taga. Ja. Ma tahan julgustada sind ka selles suhtes, et mingit moodi oma keha, kui see niipea, kui hakkab keha teistmoodi hakkad kasutama, siis hakkad kohe teistmoodi ennast tundma ka. Palju rohkem rahu tekib sisse, nagu tasakaalus olek. Ja see nagu ise saab nagu valida oma tempo. Ja ise saad valida, ise on võimalik, ma ütlen, ma võin päev otsa treenida või päev otsa treenida, mitte intensiivset nüüd ja kuidas täpselt niimoodi, et keha oleks soe ja keha oleks, et lihased maha ei jahtuks ja neid lihasgruppe on nii palju erinevaid, harjutusi on nagu nii palju erinevaid
mida saab teha niimoodi, et keha katki ei läheks. Kui sa teed kogu aeg ühte sama harjutust, siis lõhub ära. Aga kui sa nagu vahetad, erinevad moodused on. Äge. Kõik head.